autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Enefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel. Tere kuulajad, Autotundi eetris tagasi. Võiks öelda, et juba käes on peaaegu et kesksuvi või siis vähemalt kool sai lastel läbi ja see juba tähistabki suve algust. Stuudios Tarmo Tähepõld ja Martin Mets Geeniuse uudisteportaalist. Saate selliseks võib-olla fookuseeritumaks teemaks on näiteks Margi esinduse töötunni hind, mis muuseas, kes ei ole tähele pannud, kes lihtsalt laseb arve omal meilile saata ja siis raamatupidajal üle kanda, on mõne Margi puhul kerkinud 100 euroni tunnist. Räägime, miks see nii on, mis üldse Margi esindustes tööst küsitakse ja kas ka tõuseb. Räägime veel mõningaid uudiseid, mis siin on viimastel päevadel kogunenud, aga meie siis nädalast meelde jäänud asi, minul on neid 2. Esiteks ma sattusin eelmine neljapäev täitsa juhuslikult neljapäeva õhtul sõitma mööda Ülemiste keskuse parklast. Mul oli kaasas autos kolleeg Margus Pipar, kes ei olnud kunagi käinud nendel suurtel neljapäevakutel. Ja kuna ka mina ei ole sinna, vist eelmine aasta käisin viimati siis, kui meil oli see kihvt Citroen Ami pisikene elektrimopeed auto, sõitsin sellega sealt läbi, sain palju tähelepanu, siis pöörasin sisse, et kolleeg Piprale ka näidata, mis siis Eesti autokultuuris toimub. Ja kuigi ma mäletasin, et need on päris suured ja rahvarokkeda kogunemised, siis see, muidugi oleneb hästi palju ilmast, et neljapäeva õhtul oli ju täitsa suvine ja ilus. Ütleme niimoodi, et Ülemiste parklas, me sõitsime sealt korra läbi, me oleksime sinna peaaegu kinni jäänud, mitte küll nagu mudasse, vaid lihtsalt sealt igast suunast, vaata, kõigil on kuhugi vaja minna. Kõigil nendel osalejatel seal neid külastajaid enam ei olnud, kell oli 10 õhtul. See oli nii ääreni rahvast täis ja neid tuli juurde, et me saime sealt ühe korra läbi sõita, pääsesime siiski välja pika ootamise peale ja kui me sealt ära sõitsime, siis oli näha, et sinna läheb autosid juurde. Ja see oli ikkagi tõepoolest ikka kerge, see kiired ja vihased vibe oli juures ja mitte sellepärast, et seal oleks kihutatud, sest seal ei olnud selleks ruumi, selles mõttes hästi turvaline koht, aga seal oli kohal järjekordselt selline kaubik, mis oli ääreni täis kõlareid, eks ju, platsi ühes nurgas tümakas, siis oli seal natuke kiputi markide kaupa kogunema. Enamik autost ei olnud seal üldse mingid sellised tuunitud või erilised hobiautod. Noored olid tulnud lihtsalt, kellel mis on ja olid seal kampadena, et kui nüüd see jutt, et noored autodest ei huvitu ja kõik tahavad sõita ainult jalgrattaga või arvutimänge mängida, siis soovitan kõigil neljapäeva õhtul korraks Ülemistest läbi minna. Siis näete, täna sattusin just kuulama Jason Camissa podcasti, Carmudgeon, väga äge, soovitan, kus tuli täpselt samal teemal juttu ja mul on see fakt kontrollimata, aga tema ütles, et see jutt, et need uuringud, mis näitavad seda, kuidas noored enam autodest absoluutselt ei huvitu, et see on surnud teema ja hoopis videomängud ja kõik see on nagu noorte tänapäeval põhihuvi, siis tema oli selle uuringu peal hästi verine, võib-olla on neid rohkem tehtud, aga tema on 15 aastat seal sektoris töötanud, et tema mäletab seda uuringut, kui see laiali läks ja seda kõik levitasid, siis tegelikult oli see uuring olnud selline, kus oli küsitud noortelt, kui teilt võtta üks asi ära, et kas internet või auto, et kumma te siis ära annaksite. Ja loomulikult siis sellisel juhul noored, sest internet, et ka mis sa tõi näite, et ta on umbes niimoodi, et nad küsid ära, et kas kummast sa loobuksid ennem, kas hingamisest või autost. Et internet kui selline, et ei ole enam ju, see ei ole mingi hobi või see ei ole valik enam. See on nagu sellised inimõigus. Aga igatahes oli väga vinge. Lihtsalt see vibe või see tunne, et kuidas nad kõik seal olid ja käisid üksteise autode ümber ja koputasid rehvi ja ma eeldan, et kõik, kes seda saadet siin praegu kuulavad, mingil määral saavad sellest aru. Ega ma ei arvagi, et te kõik peaksite sinna minema.
ja leidma, kui äge see on ja kui mõned on veel vanemad inimesed, et siis kuidagi ennast sinna ka sokutama. Aga ma usun, et kõik kuulajad suudavad nagu seda mõnes mõttes hinnata või heaks kiita, et see siiski jätkuvalt toimub. Vot, selline meeldiv kogemus oli. Mulle see meeldis, see näitab seda, et autosektoris on veel kõik hästi. Minu näide on natukene või nädal, ütleme. Lihtsalt olen sattunud viimasel ajal kuidagi rääkima inimestega, kes on öelnud, et jah, et tead, siin vana auto, see müüsin maha ja siin valin praegu uut ja nii kaua siin olen sõitnud siin Bolti või Citybee autodega ja tead, ma siin vaatan, et ega kohe nagu ei lähegi vaja seda autot, et saan selle Citybee ja Boltiga hakkama. Ausalt, see on nagu asi, mida ma arvan, et siin saates kuskil aasta tagasi varem ma olen ka öelnud, et seda ei hakka juhtuma. Et inimesed hakkavad enda autot selle rendiautoga asendama, aga mul tunne, et võib-olla on siis ikkagi praegu selline majanduskeskkond selles süüdi, et kus ei julgeta seda otsust teha, et okei, et vana auto sai müüdud, aga äkki veel ei osta, et äkki natukene venitab edasi ja kokkuvõttes selle rendiautoga need käigud, et äkki tuleb odavam. Need on muidugi inimesed, kes elavad siin samas kuskil Tallinna lähedal, Tallinnas sees ja neil ei ole see auto nii kriitiline, ütleme, et mina ei hakkaks sellise asja peale kunagi mõtlema, et mingi rendiautoga ringi laska, et seda ei juhtu. Aga päriselt sellised inimesed on juba olemas, et see on jah väga, väga huvitav. Ja nüüd Citybee tõi endal välja ka uued paketid just, mis on mõeldud, ma saan aru, inimestele, kes tahavadki neid autosid pikemalt rentida. Need olid päris sellised, ma ei oskagi esialgu sellest me natuke arutame, kas on soodsad paketid, aga Citybee lehel on paketid all hästi palju välja toodud, ehk siis iga nende poolt pakutava auto kohta on umbes selliste sammudega, et 2 päeva, mille käigust sõidad 400 kilomeetrit, on välja toodud hind, aga võib-olla hoopis 3 päeva ja 300 kilomeetrit. Kuni siis, ühesõnaga, ta algab 1 päev 50 kilomeetrit ja lõpeb 28 päeva ja 2500 kilomeetrit. Mis sisuliselt on selline, kui ma enda kasutuse pealt mõtlen, siis see on minu jaoks üks selline korralik suvine kuu. Ma olen, võib-olla natukene olen rohelise mõtlemisega, aga mitte väga alati, eriti mis puudutab autosid, et minul ei ole mitte mingi probleem suvel 2500 kilomeetrit maha kütta niimoodi, et need ei ole nagu, kuidas ma ütlen, vajalikud sõidud, et need ei ole mingid töösõidud, et ma sõidan iga hommik 50 kilomeetrit tööle või tagasi, või need on puhtalt mingid nädalavahetuse tripid mööda Eestit. Nii, aga palju see näiteks maksab? Ma vaatan, et 28 päeva ja 2500 kilomeetrit väike Toyota Yaris, 871 kilomeetrit, et ütleme, et kui nüüd mõelda see 2500 kilomeetrit, seal kütuse kulu, Yarisel, mis ta võib olla, on seal, ütleme 1000 kilomeetrit, me ütleme 150, siis Yarisel on see väiksem ka, okei, 150. Ma arvan, et 300 eurot on kuskil kütuse kulu sellest. Järele jääb siis 571 eurot, mis muidu ütleme läheks liisingu, kindlustuse ja muude selliste asjade alla, et ega ta nagu odav ei ole. No ei odav selles mõttes kindlasti mitte. Asi ongi selles, et kui sa oledki tahad oma suve sõita, et siis, ma ei tea, sul on juulis puhkus, muidu sa oled selline, enam-vähem saad ühistranspordiga hakkama, aga olgem ausad, sa ei tee puhkust ühistranspordiga Eestis, eriti, ma ei tea, jätame praegu, et võib-olla laps ei olegi, aga näiteks sul on pruut või peigmees, eks ju, tahaks natukene käia siin-seal, aga autot ei hakka sellepärast ostma. Teatud võimalused rahalised siiski on olemas. Ma püüan siin praegult ruttu selle sinuga vestlemise ajal panna sisse mõne tavalise autorendi tingimused. Nii, leidsin kiirelt, ütleme, Kia Sportage. See on küll suurem maastur. Vaatame kohe 28 päeva. Võrdleme seda näiteks siis, võrdleme Volkswagen T-Rockiga. 1200 eurot. Ja kui ma võtan A1 autorendist 38 eurot päev, korda 30. Palju see on? No tuleb sinna sama kanti, sinna 1100 kuskil nimisi.
peaaegu Aga 1200. Citybi puhul on kütus hinna sees, ma saan aru. Seda küll, õige. Vaat siin selle vahe on jah selles, et autorendis võttes see ei ole hinna sees. Ühesõnaga, mul on tunne, et see ei ole kindlasti asi, mis nüüd mõnda inimest kuskilt kitsikusest välja aitab, selles mõttes majanduslikus mõttes. Et need summad on siin ikkagi sellised, et noh, ma ei tea, 1000 eurot käia kuus auto eest välja ei ole väike raha. See aitab sind välja juhul, kui sa tõesti tahadki minna pikemale sõidule või sa tead, et su auto näiteks on mis iganes põhjusel järgmised 6 aega remondis, kas siis on varuosade tarneraskused, tehakse seal keretöid ja sinu kindlustusel ei ole näiteks asendusauto seda pakkumist. Aga sa lihtsalt ei suuda nagu ilma autot elada. Aga siin peaks muidugi jah võrdlema nüüd neid Boltiga, mida me ei ole teinud, aga mida sellest mina vaatasin oli see, et kuidas siis Citybil eelmine aasta läks, et kaua sellist tüüpi rendiäri siis nagu jätkuda saab, et vaatasin, et 2021 Citybi käive oli tegelikult kahekordistunud, et päris uljalt, aga samas miinus oli ikkagi selline korralik veel 175 000 miinust, aga samas miinus on poole väiksem kui 2020, mis oli 400 000. Et ise nad tõid välja, et väga kurb oli muidugi, kui eelmise aasta mais Bolt turule tuli, sest nagu nad tõid ka seal välja majandusaasta aruandes, Bolt lõi hinnad alla, mis oli väga halb nende ärivaatest ja eks Citybil ma vaatasin ka, et oli praegult LHV pangast oli üleval 7 miljonine laen, et ilmselt need on need samad autod siis, mida on liisingusse võetud. Aga jah, ma ei kujuta ette, et kuidas see äri ikkagi nagu õnnestub, et me oleme selles asjas siin nagu väga alguses nendel tavalistel autorendifirmadel mingil põhjusel on need hinnad selliseks kujunenud, okei, seal on rohkem sellist käsitööd, inimene on seal, annab selle võtme, vormistab paberid ja nii edasi. Samas Citybil, Boltil on arenduskulud ja IT-inimesed, kes vajavad ka kõrget palka. Et ega ma ei tea, mul on ikka väike kahtlus, et kas see päris sellisel kujul see asi nagu jätkusuutlik on. Teistpidi need samad paketid nagu näitavadki, et nad sellisest lühikesest asjast, et okei, ma nüüd sõidan pool tundi sinna või tund aega sinna, et nad proovivad ikkagi selliseid pikemaid ja kallimaid diile sinna saada. Täpselt seda sama need paketid ju näitavad. Siin jällegi oleks võinud ju ette valmistada, aga õnneks jõudsin saate ajal pealt lahti võtta Bolt Drive'i äpist. Ma hakkasin mõtlema, et ma ei tahtnud küll täna kasutada kordagi sõna kütuse hind, ma siiski kasutan, et kas selle vaates, et Bolt lõi küll eelmine suvi tuli väga heade hindadega, on neid suutnud terve aasta hoida, et kas ka nüüd, aga ma vaatan, et Bolti see kõige odavam oli siiamaani 8 senti minut ja siis, oota, see on 8 senti minut, siis nüüd on see 9 senti minut ja kilomeetri hind on 25 senti. Mis ta ennem oli, ma ei mäleta. Me peame seda uurima. Nüüd on tõesti kütusehindade valguses on mõistlik teha uuesti üks test ja arvutada siis ka seda, kui palju see kõik on odavamaks või kallimaks läinud. Aga selle juures mul on siin hea meel, et Citybi ei ole alla andnud. Sest tõuksi ärist nad millegi pärast väljusid. Siis oli muidugi mitte ainult Bolt, vaid siis seal oli üks suvi oli neid ju jumalissand. Kes need olid seal see, ühesõnaga, mingi kaks tegijat oli vähemalt veel ja tundus, et see tõuksi äri ei olnud väga mugav, aga hea, et nad selles lühirendis ja jätkuvalt toimib ka ju Elmo. Et teda nagu mitte välja jätta. Bolt muidugi nad eelmine aasta tulid turule selle sama Yarisega, tegelikult siis eelmine aasta minuti hind oli 7 senti ja kilomeetri hind oli 15 senti. Et siin hinnad on ikkagi tõusnud märkimisväärselt. Tõesti, see on jah see kütuse pealt siis. Jah, see kõige odavam klass järelikult siis on nüüd 21 senti kilomeeter. Kahjuks ei leia ühtegi Toyota Yarist, mis on hübriid, mis võiks, leidsin ühe Toyota Yarise. Jah, 21 senti, et nüüd on 9 ja 21, et on ikkagi tõus olnud küll, aga ma
pakun, et vähemalt kilomeetri puhul on see tõus ka põhjendatud, mitte selline, et tegime dumpingut ja saime kliendid taha ja nüüd hakkame tõstma, vaid sellise bensiini hinnaga lihtsalt ei saa muud moodi kui tõsta. Nii, kes mootorisporti jälgib, mina mitte, aga paar asja mind siiski huvitab ja mis seal salata, eestlasi huvitab ikkagi siis, kui keegi kuskil, see spordiala saab meil populaarseks, kus eestlased toimetavad. Millal sina näiteks viimati suusatamist vaatasid? Või kuidagi jälgisid? Väga ammu, ma jälgin rohkem, kui seal on mingi, ütleme, et mingit intriigi on, aga suusatamist ennast. Ühesõnaga, et siin on hästi põnev on see, et kas vormelis, eks ju, et siin Jüri Vips pääses isegi mingile testile F1-s. Vaatame, et tema käekäigul hoiame ka silma peal. Aga täiesti ootamatult sai ju siin eelmisel nädalal Le Mansil osaleda Martin Rump oma selles meeskonnas, kuhu ta kuulub. Ta pidi osalema seal järgmisel aastal kindlasti ja see aasta oli toote nimekirjas ja üks meeskond loobus ja nad saidki. Ja siis meie Le Mani püsikorrespondent Sulev Ladva, kes on ise käinud seal ka mitu korda kohal, hoidis siis ilusti silma peal ja kirjutas sellest kokkuvõtte. Mina ei hoidnud silma peal, kuidas öelda, olin sügavalt huvitatud, tehes samal ajal kõike muud. Aga nagu ikka sellistel spordiüritustel, no toome võrdluse jalkaga, et Eesti mängib mingite tüüpidega, ütleme endast kõvema satsiga ja näiteks põrutab 2 väravat ja juba on 88 minut ja siis lüüakse 1 värav tagasi ja teine värav tagasi ja mäng on peaaegu läbi ja siis lüüakse ka see 3. värav tagasi. Et umbes samasugune emotsioon valitses siis Le Manis. Martin Rump sõidab GTE AM klass, mis on siis, no ei saa öelda, et kõige aeglasem, aga kõige nõrgem selles mõttes, mitte kõige nõrgem. Et seal on meeskonnas on 3 sõitjat, kellest 1 peab olema amatöörsõitja. Ehk et ta ei tohi olla professionaalne võidusõitja. Ja siis igaüks peab saama täis teatud arvu sõidutunde, et sa päris nii ei saa, et sul on lihtsalt 1 amatöör nimekirjas, kes läheb, teeb paar ringi ja ongi kõik. Ühesõnaga starditi, öö läbi sõitsid, öised satsid tegid seal siis Martin Rump ja Alessio Picariello, kes on professionaalid ja siis indoneeslane Andrew Harionto sai natuke kergemad sõiduajad ja siis kui sõit oli jäänud veel, ühesõnaga nad põhimõtteliselt kerkisid, nad olid seal vahepeal ka 2. kohal, siis enne lõppu olid nad 3. kohal, sõit oli natuke vähem kui tund ja 15 minutit. Oota, ma võtsin selle õige ühes, ühesõnaga, siis indoneeslane sõitis 1 kurvi liiga pikaks ja maandus kruusale. Auto jäi terveks, põhimõtteliselt Le Manil on niimoodi, et sind tõstetakse, mis iganes hädas sa oled, sind aidatakse rajal tagasi, kui see vähegi auto on nagu ohutu ja suudab edasi sõita, ise boksi, sõidad, et see ei ole nagu vormelis, et kui sa oled nüüd sinna kruusale jäänud, et siis põhimõtteliselt on kõik. Et kui sa juba 1 ringiga maha jääd, sul pole mõtet edasi sõita. Le Manis seda ei ole. Harionto aidati välja sealt kruusast, aga kahjuks oli ka ref selle käigus läinud katki. Ja põhimõtteliselt kuniks ta siis boksi lonkas, ratta vahetatud sai, siis saavutati lõpuks oma klassis 11. koht. Et selline dramaatiline lugu, et õnneks pidas auto vastu, Martin Rump tegi väga hea sõidu, tõestas, et ta on väga hea võidusõitja, mis tähendab seda, et järgmise aasta Le Manil, kui, ma ei tea, tiimil raha otsas, ühesõnaga on ta kindlasti jälle esindatud ja selles mõttes on hea, et ta sai väga kõva nagu kooli alla. Et aastal, mil ta tegelikult ei pidanud üldse osalema, sai ta tegelikult sõita ja selles mõttes lõpetatud 24 tundi tähendab, et metsik kogemus tuli sealt. Lihtsalt olen natukene rõõmus, et ma seda kuidagi niimoodi ei pidanud laivis jälgima, sellepärast, et see on minu jaoks on spordivõistluste puhul kõige hullem asi, et kui sul tekib mingi sümpaatia, no isegi ütleme, et kui ei mängi mõni eestlane, vaid paar korda olen sattunud elus jalkat vaatama
ja lõpuks oled ikka ju ühe meeskonna poolt. Ja siis, kui see meeskond kui see kõik läheb nii ärevaks, nagu ta tihti jalkas läheb, siis ma ei tea, minu veres ei ole seda. Mul on vist loomulik adrenaliini tase nii kõrge kogu aeg, et mul ei ole seda juurde vaja. Ma tunnen ennast ma näen, et nagu läbi pekstud, nagu eriti kui see kui siis see minu lemmik kaotab, siis on see nagu selline miks ma seda tegin, miks ma istusin just 2 tundi teleka ees, et saada selline emotsioon, et mul on pärast selle vaatamist halb olla. Ei, mul on hea meel, et see siin väga, väga käima ajab, et on tore. Et see on ikka hea, kui eestlased kuskil niiviisi on. Kuule, aga räägime parem parkimistrahvidest, sest ma nägin Autogeeniuses pealkirja, et tarbijavaidluste komisjon ütleb, et tarbijate ähvardamine on keelatud ning isikul on õigus kahjunõudele. Mis see nüüd tähendab, et kas kuskil meil on mingid parkimiskontrollerid või parkimisteenust pakkuvad ettevõtted, kes ähvardavad inimesi ja neid, keda ähvardatakse, neil on siis õigus raha tagasi saada või mis see tähendab? Sina oled ju Eesti meelelahutusmaastiku kursis. Mis see saade oli, kus see reality show, kus inkassaatorid olid? Kas oli mingid kuulsad Eesti... Võlakütid või? Mingi kummaline saade oli, jah. Aga ei, siin jutt ei käi päris tegelikult nendest võlaküttidest, kes sul käivad ukse taga koputamas. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, nimetame seda siis kõigil arusaadavalt tarbijakaitseks, eks ju. Siin on veel tarbijavaidluste komisjon ja need on ametlikud nimed. Lihtsalt saad ise pressiteate, mis mulle väga meeldib, et see on nagu tõeliselt, kuidas me ütleme, näoga rahva suunas pressiteade, informatsioon, kus nad on öelnud, et viimase 5 kuuga on nende poole pöördutud 55 korral, kus on probleem sellest, et mingid parkimistrahvi nõutakse sisse. See on sageduselt 4. kohal olev probleem. Et inimesed ei ole rahul, et miks? Ja siin nad toovad lihtsalt väga hästi välja, et esiteks, loomulikult, kui sa nagu julmalt parkimise keelualas pargid, eks ju, korduvalt, sulle tulevad mingid nõuded, et see ei ole nüüd see, et mine ja vaidlusta. Selles mõttes, et tegelikult parkimisest tasumine on kohustuslik ja see komisjon nüüd kindlasti ei anna seda infot, et vaidlustada võid ikka, vaidlustada võid alati, kui sa kui on põhjust. Aga üks asi, mille nad välja toovad, mis on nüüd praegult teemaks, on see, et vaata, kas oli eelmine aasta või millal said lõpuks mingite tohutute kohtulahendite tagajärjel need eraparklad, ehk siis Europark, Citypark ja kes need on, ja ka ühisteenused, kes istub nagu 2 toolil, et neil on olemas leping linnaga ja neil on ka oma, eks ju, eraparklad. Õiguse või siis Transpordiametist saada kätte autoomaniku info. Seni oli ju neil niimoodi, et eraparklas, ütleme, kui sa jätsid parkimata, nad tegid trahvi, neil ei olnud ligipääsu infole, et kellele see auto kuulub. Ehk siis nad loomulikult, kui nad kuskilt minule, ja me oleme sellest palju rääkinud, mina parkisin mingi tööautoga ja mul tükk aega hiljem tõdis mingid kõned, et miks teil on maksmata, sellepärast, et kunagi on minu telefoni numbri pealt selle auto parkimisest makstud. Ühesõnaga õngitseti, kuidas jaksati, aga seaduslikult neil ei olnud võimalus teada saada, kellel see auto tegelikult kuulub. Siis nüüd anti neile see ligipääs ja mis tähendab seda, et nad hakkasid ju kõiki neid võlgu olevaid trahve, millest siiamaani inimesed pääsesid, kuna eks siin ju arrogantsemad või teadsid ka, et mille allusel te nõuate, te ei tea ju, kelle auto see on. Hakati välja nõudma. Ja nüüd siis ütleb Tarbijakaitseamet, et parkimise trahvi nõue aegub nagu iga teinegi. Ja üldjuhul üle 3 aasta vanune nõue enam kohtukõlblik pole. Aegunud nõude täitmisest võib keelduda ning vaidluse korral saab seda põhjendada aegumisega. Ehk siis nende sõnum, ma saan aru, on see, et kui teile tuleb nüüd mingi järjekordne nõue, parkimistrahv teil tasumata, ja see kuupäev on enam kui 3 aasta vanune, siis tasub kindlasti, ühesõnaga, mitte kohe nagu hakata seda ära maksma, vaid natuke uurida, kas te ikkagi tegelikult peate. Ja teine, nii. Ma tahtsin öelda, et teine asi on see, et inimesi ei tohi siis kogu aeg sellega pommitada see, et sa iga päev saadad meili, et kuule, et sul on see asi siin, et
mingi trahve vist, et kuule maksa ära, et seda ka nagu ei või. Ja, et tarbijate ähvardamine, et maksehäireregistriga või muul moel isikuandmete alusetu töötlemine on keelatud ja isikul on õigus ka kahjunõudele. Ehk siis, et kõigepealt peab sissenõudjad tõendama, et tal on see seaduslikult see õigus olemas, sult see sisse nõuda, et tasub kõik need nõuded ja asjad läbi hoolikalt lugeda, kui sa ikkagi oled kindel, et siin on midagi kahtlast, et siis tasub nagu korraks seda vaadata ja mitte kohe nagu allud sellele, et seal on kõik need kurjad sõnad sees, et sa lähed häirete registrisse või et sa lähed ühesõnaga mingisse müstilisse võlglaste nimekirja ja et ühesõnaga ähvardamine ei ole lubatud. Ma ei tea, kust läheb ähvardamise informeerimise piir. Kui mina ütlen sulle, et sa lähed sinna häireregistrisse, kas on ähvardamine või informeerimine? Vist on see, et kui see tõele ei vasta, et siis on ähvardamine. Jah, täpselt. Muidugi Europargi juures ma lihtsalt tahtsin öelda seda ka, et mis mul tuleb endal nüüd sellega meelde, mida oleks võinud ammu rääkida, aga see meil vana töökoha kontori vastas oli tore selline kruusakarjäär, kus asus ka Europargi parkla. Ja mäletad, kui vahepeal oli ikka teema, et Europarki noriti, et kuulge, et teil need näevad nii kohutavad välja need parklad, et mingid ehitusplatsid sisuliselt, et kuulge, et seal ei saa normaalselt liikuda, igal pool on, ma ei tea, suurema sajuga on kõik suuri lompe täis, siis mulle meeldis see Europarki vastus sellele, mis on seal samas parklas, mis on seal Ahtri tänavas siis sadama poole, seal on kirjas ka need suured sellised tahvlid, mis annavad sulle teada, et kui sul on probleeme enda autoni jõudmisega või sealt välja jõudmisele, siis tänu ilmastikuolude tõttu, siis nad tulevad meeleldi ja aitavad sind. Et ma tahaks teada, kas kunagi on keegi ka seda võimalust kasutanud, et ma ei saa enda autoni, sest ma pean 30 meetrit ujuma ja kas keegi on siis Europark on kummipaadiga nad sinna auto juurde viinud või mitte, tahaks teada. Ma ei mäletagi neid silte, päris huvi. Need on olemas seal. Nagu Rüütli romaanides heidetakse mantel või siis mis asja ikkagi, kui ikkagi daamil oli vaja üle vee, siis Rüütel heitis ise ennast lompi pikali ja daam sai kuiva jalaga üle. Loodan, et Europargis on need Rüütlid olemas. Et siis olge ettevaatlikud, aga samas olge oma õigustest, ma ei tea, teadlikud. Nii, ma tahtsin siia saatesse mahutada ka 2 põgusat proovisõitu lihtsalt, et need oleks ära markeeritud, et esiteks me saime lõpuks, tegelikult meil Elmar Ots on käinud ka, kas ta käis Horvaatias äkki, sõitmas selle Ford Mustang Mach-E elektriauto, ehk siis kõik me oleme sellest aastaid juba rääkinud, see Mustangi nime kasutamine mind see absoluutselt ei häiri enam, sellepärast et ma ei ole ka Mustangi selline paadunud fänn ja ma ei tunne, et mind oleks isiklikult sellega kuidagi solvatud, et sellele linnamaasturlikule autole pandi nimeks Mustang, eriti arvestades seda, et jumala eest sa saad jalutada Fordi salongi sisse, lüüa rahapataks lauale ja osta omale päris Mustang, et see ei ole nüüd niimoodi, et Mustang muudeti elektrimaasturiks, vaid seda kasutati lihtsalt natukene sellisel küünilisel moel turundusvankri ette, aga ühesõnaga mind see absoluutselt sega. Seega ma sain selle autoga väga nagu rõõmsalt sõitma minna. Ameerikas on see auto juba, või mujal, tsiviliseeritud riikides ammu kohal. Juba ravitakse välja esimesi lapsehaigusi seal, mis on enamjaolt seotud loomulikult elektroonika ja tarkvara poolega. Sellest on rääkinud Matt Farah oma podcastis, et tema ostis omale lihtsalt igapäevasõitudeks ostiski ise Ford Mustangi E-Machi ja ta ütles, et seal ikkagi neid glitch tarkvara väikseid vigu, mitte selliseid, mis teda tee peale jätaks, aga piisavalt, mida tahaks nagu teada anda Fordile. Ja kuna ta on kõrgel tasemel ajakirjanik ja kontakte oli, siis ta rääkis, kuidas ta liideti mingisse Mustangi programmi. Ehk et tema auto külge pandi spetsiaalne must kast ja kust siis kogu tema nagu see kasutusmuster jookseb nagu otse salvestatakse ja siis ta saab alati öelda, et näete, helistada lihtsalt mingil teatud numbril. Näete, nüüd on praegu siuke asi, et vaadake logidest järgi, mis juhtus. Okei. Et
sain siis lõpuks sõita. Eestisse tuli prooviautona keskmine versioon, ehk siis nelikveoline, aga selle väiksema akuga ja mitte see GT, ühesõnaga mitte see kõige kiirem ja võimsam, aga siiski nelikveoline. Ja kuna ma lubasin teha põgusalt, siis ma ütlen, et ta on kallis. Ta on kallim natukene kui Tesla Model Y, ta on kallim kui, võtame siis Kia EV6 ja Hyundai Ioniq 5 või ka Škoda Enyaq, et see prooviauto maksis 74 400 eurot. Selle sõidu ulatus on kuni 400 kilomeetrit, ehk siis natuke väiksem kui Kia Hyundai. Aga samas on ta odavam, eks ju, kui Audi e-tron ja Jaguar E-Pace. Ja ma ütlen, et minule jättis auto väga sümpaatse mulje. Tal on see suur ekraan seal keskel. Kui sul ekraanid ei meeldi, siis ära üldse edasi kuulagi. Ta on täpselt nagu Tesla. Selles mõttes, et hästi vähe nuppe, hästi suur ekraan. Kõik asjad käivad sealt pealt. Aga selle auto välimus, sõiduomadused, kõik oli täpselt nii hea, et eriti ilus, ta oli metsikult ilusat punast värvi. Et puhtalt nagu, kas juba sellepärast, et nagu liikluses natukene silma paista või teistest erineda ja mitte joosta nagu seda kõige loogilisemat rada, et minna võtta Škoda Enyaq või siis Hyundai või Kia. Mul juba sellepärast annaks nagu Mustangile hääle. Lihtsalt kui ta oleks natukene odavam. Ta oli vaikne, teda oli mugav kasutada, see akuhaldustarkvara oli normaalne, mis tähendab seda, mida ma olen mitme elektriauto puhul on just sellega alt mindud, et ta ei hinda seda olemasolevat aku mahtu õigesti, et kui palju ma sõita saan. Ehk et ta hakkab kukkuma kiiremini, kui tegelikult oleks loogiline, sest et see auto ju teab, kui palju on õues, eks ju, temperatuur. Ja ma tahan, et ta käima pannes seda kõike kohe nagu arvestaks. Et ta ei oleks liialt entusiastlik ja et ta ei hakkaks liiga kiiresti kukkuma ja Mustang arvestas seda väga õigesti. Tagaistmel oli ruumi palju, esiistmel oli kõik väga hästi. Kuigi tuleb tunnistada, et kuigi ta ikka tahab natuke sportlik, sest et nimes on ju Mustang, siis istmed olid ikkagi sellised Ameerika mõõtu. Et mingit külgtuge ma sealt ise olles harjunud oma auto sellisega, nagu keegi kogu aeg kallistaks sind. Ja ma arvan, et keskmine ameeriklane minu autosse ei mahukski, siis Mustangis seda nagu istme külgtuge väga ei ole, nii et kui sa lähed kurvisõitu tegema, siis pead kõvasti roolist kinni hoidma. Nii et oli väga kihvt auto, minul meeldis ja saage sellest Mustangi asjast, kui sellest üle saate ja sellest Mach-E'st. Sellised väiksed pisikesed asjad, mulle meeldis see, kui juhi ees on selline väike ekraan, nagu kombeks ongi paljudel autodel. Ja seal näitab kiirust ja see ei ole mitte, seal all on väike kiri ground speed, ehk siis maapealne kiirus, viidates väikselt selline, et kuna tal on see lisanimi Mach-E, siis Mach tähendab ju, eks ju, üleheli kiirust ja ühesõnaga natuke nagu sellist lennuki või lendamise sõnavara on seal kasutatud. Ground speed 100 kilomeetrit tunnis. Ja teine auto, millega sai ka põgusalt sõita, on uus Opel Astra, samuti just jõudnud Eestisse. Vist on esinduses, saate nüüd Länsi auto esinduses ja teistes minna vaatama seda, proovisõitu tegema. Et uudist seal selles mõttes ei ole, et tegemist on ikkagi ju Peugeot 308 sõsarmudeliga, lihtsalt teine disain. Mootor oli praegult 130 hobujõuline bensiinimootor. Mis ma ütlen? Kui sulle meeldib sõitis, selles mõttes, me räägime tavalisest luukpärast, mis maksab umbes 30 000 eurot, mis ei pretendeeri selles mõttes mitte millelegi, et ta ei pretendeeri, et tegemist see on hästi öeldud, ei pretendeeri mitte millelegi, jaa. Jaa, sellepärast, et kõik autod ei peagi pretendeerima, et ta on nüüd maru sportlik või ta on selline auto, mis ostetakse kas ettevõtte masinaparki või inimene lihtsalt läheb ja valib selle auto, mis talle meeldib. Aga miks peaks nagu ostma? Ma tegelikult lihtsalt võtsin Brett lahti, võrdasin sinna hinnakirju, võtsin Golfi lahti, et miks peaks seda Golfile eelistama? Sellepärast, et ekraan ja kogu see UX või see kasutuskogemus, mis puudutab auto seda tarkvara, on
palju mugavam. Ta ei ole mingi siuke kõrgtehnoloogiline, mingi selline, et terve auto on ekraane täis. Tal on neid täpselt parasjagu. Kõik on selline hästi kandiline, nurgeline, samas ütleme, pigem maitsekas. Muidugi seda vist nimetatakse mingi piano black või siuke läikiv must plastik. Ma kardan, et see vist kõige odavam asi, mida toota, sest kõik kasutavad seda. Ja ma ei tea, miks see nii on. Et see võtab kriime ja sõrmejälgi ja mulle see ei meeldi. Aga hea varustus, ma arvan, et kui sa räägid konkreetselt võrdest golfiga praegult või? Jah. Siis ta on lihtsalt golfist odav. Ei ole eriti. Julgen ma praegult. Ei, sa eksid, ma vaatan. Nii, võta praegult Innovation Plus ehk siis see teine varustustase. Me räägime, vaata siin on nüüd see, et me jällegi on kodutöö tegemata, et lisavarustus. Ei, selles mõttes, et see, mulle meeldib muidugi, et see baastaseme nimi on Innovation, see on muidugi huvitav nimi, aga Innovation Plus, ütleme, et automaat hakkab 27 000, golfil mul on väljas 1,5 DGI on automaat 28 000. Nüüd on küsimus, et kas golfil on kõik need asjad juures seal? No ei tea, aga laias lastus, see on ka kuskil golfi selline entry level golf, et laias lastus üsna sarnane hinnakiri tegelikult. Aga nüüd on küsimus, et millal me otsustasime, et golf on nagu, et tegelikult testides nad ju on ju, jah, et kas ta enam on etalon, et vanasti oli muidugi, et Volkswagen oli see klassi võrra kangem auto, oma just materjalid ja kõige poolest, et muidugi oli seal Astras seda plastikut, aga mitte rohkem kui golfis. Et nüüd on see küsimus, et kas sa oled margisnoob, kas sa oled ikkagi selle küljes kinni, et üks on ikkagi Opel, teine on Volkswagen, siis autona ta ei ole kehvem. Ta ei ole nagu üheski asjas, et sa istud sinna sisse, on jah, aga ega ta päris Volkswagen ei ole. Objektiivselt sa ei leia seal sellist nagu kohta. See on margi küsimus. Ja nagu muidugi lõpuks hakkab mängima see, et mis on, eks ju, seesama, et kui kinni inimestel on, mis on see järelturu hind, eks ju, mis on nagu, mis auto pärast maksab, kui seda liisingusse tagasi viid. Aga vähemalt on nii palju selle põgusa poole, mis me seal sõitsime natuke Tallinna lähedasi teid, kui me puhkuselt tagasi tuleme suve teises pool, ühesõnaga, tahame teha ikkagi, meil on plaan, selle käigus me jälle kolleeg Pipraga sõitsime, et tahakski nüüd teha sellest Astrast, et võttagi, need head sa seal ise välja tõid, teha selline kohalik ise need populaarsed, et võtakski 3-4 tükki ja lähekski sõidaks ja kõrvuti, kohe hüppad ühest autost teise. Kohe nagu mõõdad ära mingid kütusekulud ja asjad, et tekiks see võrdlus. Sest et ega niimoodi ei oskagi, et kui ma golfiga, ma võiks muidugi minna võtta selle City Beesit tänavalt, aga et kui ma golfiga sõitsin, eks ju, pool aastat tagasi, hästi raske on öelda, et kas tema maanteemüra oli suurem kui Opelil või väiksem. Et ühesõnaga me tahame seda teha ja siis ma saan sulle vastata täpselt küsimusele, et kumb on parem. Aga võtke siis juba Corolla luukpära ka juurde, hind on täpselt seal kandis, et just, ja siis üks korealane ka ja ongi juba täpselt, kas siis Hyundai või Kia ja ongi juba, kuidas me ütleme, näoga tarbija suunas. Aga sellega tuleb natuke oodata, sest et kui siin on mõni, eks ju, autolehe lugeja praegult meil siin kuulamas, siis ilmub autoleht 15. juuni ja kuna me oleme seal 2 nädal tsüklis ja me teeme vahepeal ühe kollektiivpuhkuse, sest muidu meil lihtsalt ei ole võimalik nagu suvel puhata, et ma loodan, et te mõistate meid, siis järgmine autoleht ilmub 13. juuli. Et tegelikult jääb vahelt ära ainult üks autoleht, millega on ju tegelikult ka tellimuste puhul arvestatud lihtsalt. Rohige peenraid, niitke muru, aga meil on tegelikult üks teema veel läbimata. Ja selleks on siis esinduste töötund, mille peale ma hakkasin mõtlema, et ma ei ole ka esinduses väga palju käinud, mina olen käinud erinevates nendes väiksemates margile pühendatud puhvetites. Ma ei ole kunagi nagu tegelikult mõelnud töötunnile, sest et see on nagu nii suva selles mõttes, et ega ma ju ei tea kaua, sa mõtlesid, et tegelikult see probleem mina lähen vahetama piduriklotsi, ütleme, ja see must kast just, et ma ju esiteks paljud töötugus mitte ei lubata ju sinna kõrvale. See ei ole niimoodi, et okei, nii, teil on nüüd 1,5 tundi on siin kirjas, aga kas te
et on jah, et kas sealt tehakse sulle nagu, mina vahetan piduriklotse, eks ju, minul oli siin hiljuti vahetasin oma autol kõik kettad, kõik klotsid, küsin, palju see maksma läheb, mulle öeldakse hind, kus on sisse arvutatud kui juba töötund. Nüüd on siis see, et kui ma lähen selle peale, et ma võtan eks ju pakkumise ette, kui on selline töö, mille peale esindus, ta teab, hästi siuke stabiilne töö, et kui palju läheb, et kas minul peaks olema siis õigus sinna minna stopperiga kõrvale seisma seda kontrollima? Ma ei tea. Aga vaata, mingid ettevõtted ju ka Eestis tegelikult teevad sulle videoülevaate sellest, et mis tehti, mis siin katki on, mis sul valesti on ja nii edasi, et see päris, mõned ettevõtted ikka proovivad natuke seda musta kasti ka muidugi avada, et kui muidugi need inimesed, kelle jaoks see video on nagu hiina keel, et ei saa mitte midagi aru sellest, mis seal räägitakse ja mida nüüd, mis tihendeid seal nüüd vahetati ja kui oluline see on ju. Aga seda ka tegelikult just tehakse, ma kujutan ette just selle jaoks, et sellist läbipaistvust selles maailmas oleks. Sest kas mingi vea... Seda tehakse niimoodi, et sulle näidatakse, et näed, et kui me paneme sulle kirja, et sul siin pooltelje ots vajab vahetust, siis seal video peal reaalselt sulle näidatakse, kuidas ta siis loksub. Või et sul on amordid õlised, et amort oleks ära vahetas, nad näitavad, et see on õline. Aga ega nad ei tee sulle live streami sellest tööst, eks ju. Ehk et kui nad ütlevad, et see töö võtab 2 tundi, aga tegelikult tegi osav mees tunniga valmis ja teise tunni tegi ta juba teise auto. Aga mõlemale kirjutatakse 2 tundi juurde, eks ju, seda me reaalselt ei tea. Aga kui palju maksab siis tund? Kõige kallim, mis me Eestis leidsime, siis me räägime margi esindustest praegult. 100 €. See on BMW, United Motorsis oli BMW tunni hind 100 €, ma eeldan, et see on vist Inchcape'is äkki samasse auku. Ja kõige odavam on margi esindustest, mis me leidsime, ei saa, ühesõnaga me ei helistanud kõiki Eesti esindusi läbi. Aga on Viljandis Raeli autokeskuses Dacia, mis on ametlik Dacia remonditöökoda seal, on 49 € tund. Ehk siis, ja kõrvale öeldes, et tavaliselt sellised töökojad, mis ei ole nagu firma esindused, vaid lihtsalt korralikud töökojad, on see tavaliselt umbes selline 50. Pigem võib natuke rohkem, natuke vähem oleneb, kus kohas või mis auto. Ehk et me räägime 50 kuni 100 €. Skodade, Toyotade, Fordide puhul on see kuskil 70-80 juurde. Võt, aga see ongi selline, see on nüüd fakt, okei, see on nii. Aga mis seda, või mis me selle infoga peale hakkame, miks see nii kallis on või on see odav? Siis sinna tead, miks on margi esindus kallis? Vähemalt, mis on margi esinduse selgitus sellele? No ma kujutaks ette, et spetsialistid teevad, kes on saanud autoettevõttest templi peale, et nad on õiged mehed ja ilmselt antakse tehtud tööle ka mingi normaalne garantii. Esiteks garantii ja teiseks on see jah, et vähemalt niimoodi rääkis United Motorsi esindaja, kus tehakse nii Jeepi, Alfa Romeot kui ka siis seda kallist BMW-d, mille töötund on 98,76, mis muidest tuleb, miks see tund täpselt on niimoodi on, et 5 minutit, see on BMW normühikud ja 5 minutit maksab 8 € ja 23 senti. Nii et juhul, kui teid õnnestub ennast sinna kõrvale kaubelda, vaadata, kuidas sul vahetatakse näiteks seal pooltelje otsi, siis tead, et iga 5 minuti tagant kukub sulle see 8,23. Aga Leino Luik ütleb, et neil näiteks ainuüksi personali harimisele kulub 100 000 € aastas. Ja see on sellepärast, et kui vanasti oli niimoodi, et see töömees või mehaanik pidi seal tundma, eks ju, diisel- ja bensiinimootorit, siis nüüd peavad neil olema töökojas inimesed, kes tunnevad hübriidmootorid, kes tunnevad pistikhübriid, siis on veel kerghübriid ja siis on elektriauto. Ja neid mudeleid on nii palju. Ja kui sa oled ametlik margiesinduse hooldaja, okei, ma saan aru, et on mingid teatud väga haruldased mudelid, mille puhul juba ostes sulle öeldaksegi, et sorry, et ma ei räägi BMW-st, vaid üldiselt automaailmast, et sorry, et selle autoga tuleb tegelikult käia, ma ei tea, näiteks Soomes hoolduses või mingid töid tegemas, sest meil lihtsalt ei ole seda võimekust. Ja see on ka üks põhjus näiteks, miks korjati Eestis müügilt ära Toyota Supra ja ametlikult ja miks ei tule meile seda GR86, on see sama põhjus.
et kui neid ostjaid reaalselt, eks ju, sul ostetakse aastas mingi 2 Suprat, aga sul ametliku esindusena peab olema seal töökojas mees, kes tunneb, või naine, ühesõnaga siis on mehaanik, kes tunneb seda autot läbi ja lõhki ja tal on ametlik litsents näiteks selle Supra remontimiseks. Või ühesõnaga tehase poolne nagu heakskiit. Ja samamoodi on siis margi esindustel, et neil on lihtsalt tehase poolt nii sellised nõudmised ja teadmised, et nagu Leino Luik ütleb, et mõni väiksem koht võib-olla nagu õpib siis töö käigus ja võib-olla mõni auto läheb ka vussi ja siis kuidagi klaaritakse kliendiga ära, eks ju, kui on nokk koht ja tehakse korda, vaadatakse YouTube'ist videosid, loetakse foorumeid, et siis margi esindus ei saa seda lubada. Ja teise näitena toob ta välja, et kui esinduses on ka veel näiteks mingi keretöökoda või nad ostavad seda tööd sisse, see on muidugi teistel ilmselt sama, et see nüüd ei ole puuduta lihtsalt margi esindust, vaid kõiki, et kui värvikambrid, kus tehakse värvitöid, mida köetakse gaasiga, sest seal peab olema soe, et värv kuivaks. Kui eelmine aasta tuli kuus maksta selle värvikambri gaasi eest näiteks 10 000 eurot, siis sellel aastal on see kuukulu 40 000 eurot. Ehk siis Leino Luik ütleb, et nende 98 eurot ja ilmselt siis ka teised ettevõtted, et see ei ole nüüd ilmselt tipp, mis on saavutatud, vaid siin autoomanikel tasub valmis olla ka karmimaks. Aga jätkuvalt see on nagu... Need töökojad peavad teistpidi ka valmis olema, sellepärast, et ka eelmised majanduskriisid on seda väga hästi näidanud, et see, mis meil siin toimuma hakkab, et tegelikult ega need kallid esinduse töökojad see on üks lihtsamaid asju, kus inimestel annab neid kulusid kokku tõmmata ja käia nendes kohtades, kus on 50-ga, et see on ikkagi esimesi kohti, mis saavad löögi. Okei, on mingid asjad, mis on garantii all ja mingid inimesed, kellel ei ole vahet, kas see maksab 50, 100 või 500 eurot see tund, on ju. Aga põhimõtteliselt see on ikkagi see asi, kus inimesed ühe esimese asjana hakkavad raha kokku hoidma, et oi, sa loll käid margi esinduses või? Mul siin Jürka tegi 30 euroga korda asja, et Ja võib-olla selle poolteli otsa vahetabki Jürka ka ära, et vaatabki YouTube'is videot, et nii kaua kui ei ole vaja kuskile mingit arvutit külge ühendada või ühesõnaga selliseid asju teha, siis tõenäoliselt ongi võimalik. Võib-olla on seal, ma ei tea, mõned kuskil kriimud, kus ei peaks või Boltil pea maha keeratud natukene, aga tehtud saab. Ja teisalt on mingid autofirmad, mis on siin tohutus konkurentsis teinud ju pakkumise, et ostad meilt auto ja näiteks 3 aastat hooldusi on tasuta, on sul hinna sees. Et nendel on see, et nad isegi garantiilisel autol, et ei ole sul nagu väga kasu seal. Okei, ilmselt on see kunagi hinda arvestatud, aga seal võidakse isegi juba peale maksta natuke. Et jah, et selline see autode töötunni hind hetkel on. Jätkuvalt võib-olla ma peaksin, ma ei ole ka nii palju pidanud õnneks oma autosid kõlab nüüd imelikult, aga remontima, et jällegi, et see töötund on minu jaoks natuke imelik mõõde, sest ma ei tea ju, kui palju mingi asjaga aega läheb. Et ma võin ka ju minna kohta, kus on näiteks odav töötund, et ma saangi, Jürka teeb 60-ga, aga äkki ta teeb 3 tundi, sest et ta lihtsalt ei oska ja tal ei ole seda õiget seda ja ka Jürka puhul ma ei istu seal stopperiga kõrval. Vaata, see on nagu selline keeruline asi. Paljudel autofirmadel on see, et mingid nii, meil on vist interneti ühenduse lääk. Kuidagi läks jah, nagu lõika pärast välja. Aga oota, ma räägin siia nüüd ühe jutu ära. Et vaat see on natukene sarnane asi nagu ehitamisega, aga teistpoodi ei ole ka, et ma saan aru, et kui on kuskil mingi viga ja selle vea kindlaks tegemine. Mäletan ühte viga, kus mul oli läbi roostetanud mingi kaabel auto all, mis kuskile bensiinipaaki andis mingi signaali ja kuskil sinna juurde, midagi sellist, ma täpselt isegi ei mäleta, mis see oli, aga kuskil mingi kaabel, ja siis mehed ka ütlesid, et nad 4 tundi otsisid seda viga, on ju. Okei, võib-olla oli 4 tundi, võib-olla oli 5 minutit, aga kindlasti sellised asjad on olemas, kus sa pead mingit viga üles otsima mingi X aja ja selle peale läheb spetsialistide aeg ja kahtlemata see ongi nagu kallis lõbu. Teistpidi, muidugi mulle meeldiks see, kui on nagu kindla sellise ajaga, sellepärast, et ma elu sees ei võta endale ehitajat, kes ütleb, et mul on töötund see ja ma teen vastavalt sellele. Ei, ma tahan ju seda, et
ma ei tea, värvi see sein ära, pahtelda ära ja pane liistud ja ma tean täpselt, mis see tulemus peab olema, tema teeb ka ja siis lepime kokku hinna selle terve asja pealt, on ju, aga jah, ma saan aru, et kui viga ei ole teada, siis on seda nagu keeruline ju öelda, on ju. Mis ma siin ennem, kui meil see internet siin natuke kokku jooksis, oli see, et paljud tööd muidugi, vähemalt kunagi, kui ma käisin, oli see, et on esindustel tehase poolt ette nähtud töötund arv. Ehk siis, ma ei tea, mingi mootoririhma vahetus, et kui on vähegi nagu uuem või siis ei saa esindus öelda, et et materjalid on nii palju pluss töö ja eks siis vaatame, palju läheb. Et tegelikult on tehase poolt ette antud selliste tööde maht ja kui seal tekib mingid probleeme, mingi polt on kinni, mingi asi läheb katki, kuskilt murdub, siis on see töökoja enda risk. Et nemad panevadki või nad ei saagi midagi muud panna, kui tehas on öelnud, et see on 6 tunni töö, siis see on 6 tunni töö. Lihtsalt et kas see ka nii läheb. Ja siis muidugi on siin loos välja toodud ka see, et vanematel autodel on ka esinduses, et seal oleneb töötunni hind ka auto vanusest. Just sellepärast, et vanemate autode puhul on neid spetsialiste rohkem ja sa ei pea, ühesõnaga need koolituskulud on juba tehtud. Et sealt tuleb väike erinevus sisse. Vot nii. Et ma arvan, siin on jällegi kenasti lobisetud. Et ma arvan, et tõmbame siin kohal joone alla. Enne siin jaanipäeva ja puhkust ühe saate teeme kindlasti veel ja siis lähen mina kuskile ära ja mina ei teagi, mida Martin teeb. Kas teil õnnestub veel saade teha või läheb ka autotund väiksele puhkusele, eks siis näis. Tuleb see kõigil üllatusena. Vot, aga aitäh, et kuulasite. Autotunni toob teieni Enefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel.